Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere head kuulajad, käes on 31. august, kell on 11 läbi ja eetris on digitund tehnoloogia uudiste ja kommentaaridega. Saatejuhid Henrik Roonemaa ja Hans Lõugas ja meilega peaks liituma ka Glen Pilvre. Millest me täna räägime sellest, et Apple otsustas maailma vist kõige populaarsema mobiilimängu oma seadmetest lõplikult kustutada, keelata. Me räägime sellest, et lisaks Epicule ja Microsoftile on Apple leidnud järgmise vaenlase, see on Facebook, nii et mine tea, võib-olla varsti hakkab sealt midagi telefonidest kaduma. Aga mis oleks, kui kannaksite nüüd oma käe peal sellist võru, mis ütleb teile, kui palju te päevaksil virisete ja inisete? Või mis oleks, kui tegelikult lubate Elon Muskil panna enda ajusse väikse kiibi, mida ta avalikkusele tutvustas? Neid ja samasuguseid teemasid tuleb veel. Digitund. No nii, me oleme siin paar nädalat rääkinud sellisest eepilisest lahingust mängutootja Epic Games ja Apple'i vahel, mõlemad väga suured, väga rikkad, väga kasumlikud ettevõtted, väga populaarseid asju teevad ja mõni aeg tagasi jõudis see asi selle kohtuvaidluseni, kus põhimõtteliselt ei saanud enam alla laadida Apple'i seadmetesse Epicu kõige populaarsemat mängu Fortnite. Aga nüüd on siis Apple astunud mõnes mõttes ühe sammu edasi, mitte siis lahenduse leidmise, vaid konflikti põlistamiseni võiks nii öelda, sellepärast et Apple põhimõtteliselt kustutas ära selle Epic Gamesi konto, millega üleüldse on võimalik siis mänge pakkuda näiteks Apple'i seadmete kasutajatele. Ja mis see põhjus on? Põhjus on selles, et ikka see sama kohtuvaidlus, mis sai alguse sellest, et Epic Games püüdis siis hakata pakkuma inimestele läbi Apple'i telefonide, tahvlite ja ka arvutite mänge ja oste, ilma et siis oleks nad nõustunud nende Apple'i reeglitega, mis sunnivad neid maksma 30% vahendustasu suurele firmale. Jah, no suured firmad müdistavad seal omavahel, et Apple'il on rohkem miljardeid kui Epicul. Aga see ei ole, ma arvan, meie kuulajale oluline, miks me täna selle teema lülitasime siia oma saatekavasse, on see, et meil on lõpuks ometi sellega teatada midagi täiesti praktilist. Ja see täiesti praktiline tähendab seda, et maailma ühe kõige populaarsema videomängu Fortnite'i, kui te ise ei tea, mis see on, küsige oma laste käest, nad kindlasti teavad, Fortnite'i nii-öelda uus hooaeg ei tule nüüd välja ühelegi Apple'i seadmele. Ei saa seda mängida iPadides, iPhone'ides ja huvitaval kombel ka Macides mitte. Fortnite on niimoodi üles ehitatud, et seal on, nagu teleseriaalidel on hooajad. Me nimetatakse, inglise keeles on see season. Ja seal on siis teatav hulk uuendusi tuleb regulaarselt välja ja siis kõik lähevad kohe, kihutavad neid uuendusi nagu mängima, ehk siis kõige uuemat versiooni. Ja nüüd on siis, Apple oma vastukäiguna nüüd siis põhimõtteliselt viskas Epicu välja enda arendajate seast. Ja Epic tegelikult isegi ei saa iOS-ile seda uut Fortnite'i versiooni välja tuua, nii et ja Macile nad vist saaks, aga mulle tundub, et sinna nad ise nagu väga ei taha. Mis on ikkagi konkreetselt jala maha panek sellele, et meid ei huvita, ütleb siis üks pool, et te võite olla maailma üks enim mängitud mäng ja teil on praegu siis aasta tähtsaim see hetk, kui kõik mängijad tahavad uut sisu ja uut asju vaadata, meid see ei huvita, sellepärast et meil on need reeglid, teie astute neist üle meie arvates, minge kohtusse, me tõmbame põhimõtteliselt kripsu peale ühe ettevõtte huvidele, tõsi ka pall väga miljonitele mängufännidele, kes on investeerinud raha. Sadadele miljonitele isegi, tegemist on tõesti ikkagi ülipopulaarse mänguga. Ja ma arvan Eesti, ka Eesti, mitte ainult Eesti, aga ka Eesti lapsevanemate ees seisab nüüd üsna varsti see küsimus, et kui teil on siiamaani olnud näiteks iPad või võib-olla iPhone lapsel, või võib-olla Mac laua peal, eks ole, ja ta on seal rõõmsasti sõpradega Fortnite'i mänginud, siis üsna pea võite te oodata seda vestlust. Issi või emme,
nüüd on selline lugu, et ma ei taha enam seda iPadi, et nüüd ma ei saa oma sõpradega Fortnite'i mängida. Et nüüd on vaja osta see 500 euro eest mängukonsool või see mäng mõnele muu seade. Või mingi Androidi telefon või mänguarvuti, et see miljardäride omavaheline madistamine võib nüüd tegelikult väga paljude inimeste jaoks tähendada päris mitmesaja euro suurust väljaminekut, kui pere nooremad võsukesed tulevad ise ja ütlevad, et võib-olla on kindlasti tähendab ka meie saate kuulajate hulgas mitte ainult mängijate lapsevanemaid, vaid mängijaid endid, et ühesõnaga ei saa. Ja saab küll vist mängida neid seda eelmist hooaega, aga see on igav, seda kedagi ei ole ja seoses sellega, et uus hooaeg ei tule Apple'i seadmetele, on nüüd ära võetud ka crossplay võimalus. Crossplay on siis see, et erinevate platvormide kasutajad saavad koos mängida, et keegi on PlayStationi peal, keegi on iPadi peal umbes ja keegi on veel, ma ei tea, Windowsi peal, siis seda ka enam ei ole, et Apple'i Fortnite'i fännidel on nüüd enda selline aegunud suletud saareke, kus nad võivad mängida eelmist Fortnite'i, aga see nagu eriti kedagi ei huvita. Vaevalt, et nad sinna jäävad tõesti. Jah. No kes arvab, et see võib olla mingi ajutine lahendus, mina usun, et pigem on seda tagasi pöörata on väga keeruline, et ma ei näe ka, et kuskil San Francisco piirkonna kohtunik käsib nüüd ennistada selle konto Epicul ja kõik senised sammud nii-öelda tagasi pöörata, et see tuleb tagasi ja samamoodi jätkub äri, et ma seda ei usu, et see on ebatõenäoline, aga samas kohtuveskid võivad tähvatada väga pikalt ja võib-olla paari aasta pärast näeme alles, kas keegi väline otsustab midagi selles vaidluses. Lähiajal see jääbki nii. No nad lähevad kohtusse ja tõesti see kestab kaua. Minu meelest on huvitav küsimus, et kas Epicul on rohkem vaja Apple'it või Apple'il on rohkem vaja Epicut, et see on praegu selline pokker, et vahitakse pingsalt, on ju, keegi teine neid kaarte lõpuni ei ava, sa enam-vähem aimad, mis kaart seal teisel poolel käes on ja vaadatakse, et kes siis nagu paneb esimesena nüüd kaardid maha. Ja Epicu jaoks ei ole tegu väga hullu olukorraga, sellepärast, et kogu see Apple'i maailm on circa 10% nende kogu sellest Fortnite'i tuludest. Vist oli natukene rohkem, aga seal suurusjärgus. Ja ma arvan, nad saavad lubada endale selle kaotamist, eriti kui nagu PR-sõjas nemad enda mängijate arvates siin halvad ei ole. Et ma arvan, et ei ole väga palju Fortnite'i fänne, kes ütlevad, pagana Epic lollakad, ma enam kunagi ei mängi seda. Pigem on see PR-sõda ikkagi Apple'i kahjuks. No rahaliselt ka Apple'i jaoks ilmselt ei mõjuta nende üldmajanduspeale. See käib ja osa, mida nad saaksid, on ju Fortnite'i nendest ostudest. Aga jah, pigem käib lahing selles nii-öelda avalikes suhetes. Ja, aga see mõjutab kindlasti Apple'it selles osas, et kui miljonid ja miljonid noored inimesed hakkavad võib-olla Apple'i seadmed pealt ära kolima. Et küsimus on, et kas selle Fortnite'i jõud on nii suur, et ta suudab mõjutada inimeste otsuseid, milline seade osta, eks ole, et kas ma olen Androidi, Google'i maailmas on ju, või Windowsi maailmas näiteks, kui mul on arvuti, või ma olen Maci peal. Ja seda keegi ei tea. Epic ise ka, ma arvan, ei tea, et kas ja Apple ka ei tea. Aga jah, et see otsene raha, mis Apple Fortnite'ist saab, ei ole suur, aga kõik need seadmed, mida müüakse ja selline üleüldine kogu selle ökosüsteemi käivad, see võib Apple'i jaoks olla probleem. Ja, aga ära muidugi unustada seda on ju, et tegelikult ka Google Play viskas välja Fortnite'i, et täpselt samamoodi noris ka Epic tüli nendega, et ta ei ole ka päris ei tee lihtsalt selle valikuks, et kumb telefonid osta, sellepärast, et mõlematega on tüli üles kisutud ja kohtusi poolele. Aga mul selline sisetunne ütleb, et Google'iga on neil palju lihtsam ära leppida. Nad on ka seal ikkagi kõvasti vingunud ja igasugu trikke teinud, aga Google'iga nad ju kohtus ei ole. Ja seal on, ütleme, nägu säilitada on ikkagi palju lihtsam. Ja ma arvan, et nad Epicu jaoks see, et nad ka Androidis sama triki tegid ja sealt välja visati. See oli Apple'i pärast. Et muidu oleks, kui sa lähed kohtusse, eks ole, siis väga nadi näeb välja, et sa oled ainult Apple'iga tüli norinud. Kohtunik ütleb, et oot, miks te siis Androidis nii ei teinud, et seal on samad reeglid. Samamoodi ma parandan, et ka Google'iga kaevasid kohtusse Alphabeti, et kohtusi on poolel, et selles mõttes on ikkagi sümmeetriline, see on nende jaoks see lahing. Aga PR-lahing käib küll ainult Apple'iga? No peamiselt jah, peamiselt küll. Seal väga palju ei ole. Aga huvitaval kombel Apple Epic on saanud endale nüüd sõbraga selles võitluses ja see sõber on Microsoft, kes on tulnud siis välja ja öelnud, et see kõik on väga halb ja põhjus on selles, et Microsoft kasutab päris palju Epicu tehnoloogiaid
enda mängude tegemiseks. Ja neil on siis mure, et tegelikult Apple'i pealt peab ka varsti hakkama üldse nii Microsofti kui teiste tootjate kuulsaid mänge ära korjama, kes Epicu nii-öelda mängumootorit seal all kasutavad. See on tegelikult väga suur laialdane häda, et isegi kui mul on suva sellest Fortnite'ist ja ma vaatan pealt, kuidas suured madistavad, siis see, et tal on nii laiad mõjud mujale, sellest on kahju. Jah, aga teeme siia pausi ja siis räägime edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja me rääkisime sellest, kuidas käib suur madin selle üle, et kas Apple võib võtta oma vahelt väikese kopika, mis on tegelikult miljonid ja miljonid dollarid ja eurod, selle eest, et teised müüvad nende telefonide peal igasuguseid asju. Ja kui maailma populaarsema mängutegija Epic võitleb Apple'iga ja ka Google'iga, siis praegu tundub olevat hooaeg, kus kõik liituvad selle madinaga, et nüüd on siis viimase nädala jooksul tulnud siis selline konflikt esile, kus Apple ja Facebook on avalikult pannud piigid risti ja esialgu tundub, et see põhjus või ettekääne on nagu ülipisike, üks väike lause. Et see asi siis ära seletada, kes ei ole kursis, siis Apple keelas Facebookil uuendada oma rakendust, oma äppi, kus oli võimalik teha oste, et inimene, kes kasutab Facebook äppi, saab sealt teha ostu, näiteks osta pileti mingisugusele üritusele. Ja Facebook pani sinna ostu akna juurde väikse kirja, et Apple võtab siit 30% su rahast ära. Ja see muidugi ei läinud läbi sellega, siis tõmmati seal Cupertinos, kus on Apple'i peakorter pidurid, punane nupp suur oli, et peataga see uuendus, ei, Facebook tõi asja avalikuks, järgnes tohutu kaos. Jah, nii palju kui mina aru saan, siis Facebook USA on koroonaviiruse sellised isolatsioonid ja kodus istumised palju tõsisemad kui meil siin, eks. Ja inimesed istuvad kodus, tööle ei käi, kuskil paljud inimesed ei käi üldse väljas ja igasuguste teenuste online'i kolimine on väga popp ja Facebook on siis nüüd toonud välja ka võimaluse teha siis virtuaalseid üritusi enda kasutajatel. Siin see screenshot, mis on pandud, seal näide on mingisugune Jasperi kokandusklass. On ju. Ja kas Jasper on restoran või Jasper on lihtsalt Jasper, aga ta saad teha selliseid üritusi ja müüa siis läbi Facebooki pileteid ja üritus ise on siis ka, eks ole, Facebooki mingisuguse striimina, live striimina. Ja Facebook kirjutas sinna alla, et siin näitas, et see pilet maksab $10 ja siis äpis on all, et Facebook ei võta sealt midagi vahelt. Et see kõik läheb sulle siis. Ja esimeses versioonis nad kirjutasid sinna, et kuna Apple võtab, siis nad kirjutasid sinna alla, et Apple võtab siit 30%. ja Apple blokeeris selle uuendused ja põhjendus oli minu arvates väga vahva. Ja põhjendus oli see, et tegemist on ebaolulise infoga. Seda ei tohi näidata, jah. Seda ei tohi näidata, sest et see on lihtsalt ebaoluline info. ja tegelikult, kui sa oled Jasper ja teed seal oma üritust läbi Facebooki, eks sa arvad, et sa müüd 100 piletit ja müüd 10 piletit ja saad $100, siis üle kantakse sulle 70. Ja siis, kui sa hakkad uurima, et miks ma siis 100 ei saanud, oli ju kirjas, et $10 on pilet, et siis selgub, et see raha ei läinud mitte Facebookile, vaid see raha läks Apple'ile. Mäletan, kunagi oli mingis Eesti tanklas, ma ei tea, kas siiamaani ka on, need tankurite peal olid mingisugused kleepsud, et palju riik sellest bensu hinnast endale võtab. See oli nagu midagi sarnast. Aga see on selline pisikene vahva uudis, Facebook tegi siis uuenduse ja kirjutas sinna lihtsalt nüüd uus tekst on, et Facebook ei võta midagi vahelt. Aga nad ei tohi mainida, et Apple võtab. No see on natukene, miks nad selle panid, ühest küljest asi puudutab seda, et reaalselt olekski 30% rahast ära läinud, mis ei oleks olnud Facebooki enda käive, vaid see oli mõeldud, et kogu see asi, see pilet, mis ma ostan sinna Jasperi klassi, läheb sellele Jasperile, on ju, et see on nagu selline natukene heategevuslik vahendus, et sul on võimalik teha oma pisiki üritusi, aidata pileti müügist raha koguda, aga nüüd lihtsalt ühel platvormi puhul see Jasper jääb 30% rahast ilma ja seda ei võta mitte Facebook, kes seda asja aitab levitada, vaid siis Apple. Et nad üritasid siis võib-olla natuke ka ennast selle lõppkasutaja ees näidata, teha seda läbipaistvamaks, kuidas raha liigub. Aga Apple'i jaoks oli see punane rätik härjale. Jah, mulle ikkagi kõrvalt vaadates tundub siin, et seal Apple'i ja Lukašenka olukorrad on kuidagi väga sarnased.
et ma ei oleks nii kindel, vaat see on see põhiteema, kuhu me jõuame. Neid punaseid rätikuid härjale tuleb siit praegu kogu aeg mõlemalt poolt. selline rahva ülestõus on, ütleme, aga ma ei usu, arendajaid sa oled, et ei murta ära Apple'it või? See ei ole, kui Epic ja Facebook siin norivad tüli Apple'iga, siis ei ole mitte, et Lukašenko on vastakuti siis rahvamassidega, kes tahavad demokraatiat, vaid pigem sealt, ütleme, ida poolt ja kuskilt mujalt vahetatakse teravusi ja ähvardatakse, et sinu positsioon kõigub, aga see ei ole rahva ülestõus. Et mida ma mõtlengi, et see on päris oluline, kuidas need suured omavahel praegu norivad tüli, aga kui palju on selles sellist natuke nagu teatrit meie ees näidata, et vaadake, nemad on need, kes koorivad oma 30%, aga meie oleme ausa ettevõtte ja teenime ausalt raha. Et see võib olla päris oluline, et selline pooside võtmine. No ja minul on just see tunne, et kui seal kõik on ühesõnaga, et kui teatav hulk suuremaid Facebooki või neid Apple'i partnereid otsustaks näiteks kuuks ajaks tõmmata juhtme seinast välja, siis sa ärkad hommikul üles ja sul ei ole telefonis Facebooki ja Instagrami ja võib-olla ei ole YouTube'i ja võib-olla ei ole Fortnite ei ole enam ja veel midagi võib-olla ei ole. Et neil on tegelikult see malakas, millega Apple'it nurka suruda ja nad võivad, selles mõttes ma võrdlesin Lukašenkaga, et sul on see nii-öelda rahvas on tänaval midagi nagu otseselt ei tee, eks ole, keegi ei lõhu midagi ja keegi ei tungi, eks ole, sinu paleesse, aga nad seisavad seal niimoodi sellise kurja näoga. Seda küll. Ja ei lähe ära. Ja selles mõttes on sul õigus, aga ma kardan, mitte kardan, ma usun, et see ei lähe sinna, sest et mis on tegelikult alusprobleem? Probleem on see, et ehitatakse ette, et Apple võtab liiga palju raha, võtab seda nii-öelda põhjendamatult kasumit teenib. Aga olgem ausad, see on nagu kapitalistliku maailmas unistus, et teised mitte neid pane pahaks seda, vaid kadestavad tegelikult Apple'it ja kui me hakkame ja kui nad ise hakkaksid seda boikoteerima, siis iga järgmine, kes suudab leiutada nii hea ärimudeli, et lihtsalt teenib kasumit oma platvormide pealt 30%, siis oled see järgmine nagu sihtmärk. Ehk siis nad ei tee midagi olemuslikult valesti, mida teised ettevõtjad nagu pahaks panevad peale selle, et nad tahaks ise olla Apple'i rollis. Ja seda küll kindlasti, aga ma arvan, et siin Apple'i ainuke reaalne nii-öelda süü, ja see süü ma panen praegu jutumärkidesse. See süü on see, et nad on olnud liiga head ja neil läheb liiga hästi. Sest seda sama 30%, kui me nüüd tuleme selle mängu Epicu juurde tagasi, võtavad ka näiteks Sony ja Microsoft oma konsoolide peal. No väga sarnased lepingud on. Aga vahe on selles, et iPhone on 10 korda suurem platvorm kui kumbki neist. Ja seda heidetakse lihtsalt ette Apple'ile, et okei, et ilma teieta ei ole võimalik äri teha. Teil on liiga suur võim ja te võtate liiga palju vahelt, et kas see nüüd kohtus jääb pidama, et kas keegi on monopol lihtsalt sellepärast, et ta on liiga suur. Apple saab näidata, et ei, aga Android on ka kõrval, eks ole, et me ei, minge sinna, kui ei meeldi. Et see on see huvitav selline kohtuvaidluse koht, aga PR-sõja nad, mulle tundub, on täna ikkagi reaalselt kaotanud, sest isegi kõige suuremad Apple'i apologeedid ja fännid, keda me Ameerikast saame kuulata, lugeda ja vaadata, nad on nii ühemõtteliselt Apple'i vastu, nad ütlevad isegi kuni selleni välja, et mul on häbi olla Apple'i fänn ja Apple käitub tõeliselt jäledalt ja ühesõnaga, et lihtsalt Apple on liiga suur selleks, et omada sellist võimu, natuke nagu Zuckerberg. Et on olemas igasuguseid teisi võimalusi internetis suhelda omavahel, aga Zuckerberg on nii suur, et sa ei saa temast üle ega ümber. Ja siis öeldakse, et aga sa oled nüüd monopol. Ja näeme, aga muidugi ma ei usu ka, et Facebookid ja Google'id isegi 2 päevaks tahaks Apple'i platvormidelt lahkuda, et seal on ikkagi miljard pluss aktiivset seadet, et siin on seal on inimesed, seal on raha, seal on inimesed, kes kulutavad keskmiselt rohkem raha puhtalt statistika mõttes, nii et see on kasumlik. Jah, see on nagu see kauboi filmides, vaata, kus kauboid on, kõik on üksteisel praegu sihikul ja tegelikult keegi ei saa nagu seda päästikut vajutada, aga tarbijad on, ja kui see väikesed tarbijad on veel seal vahel. Ja meie väiksed, meie 100 miljonit normaalsed inimesed. Kuidas meil kellaga on? Meil on kellaga nii, et me teeme siia pausi ja siis läheme edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja meel on öelda tere ka Glen Pilvrele, kes on meil stuudios ja mul on Glen suga hea meel kohe võtta üles see teema, mida tegi Amazon
eelmisel nädalal, et kui me räägime siin saate alguses, rääkisime Apple'ist ja Facebookist ja suurtest ettevõtetest, siis Amazonist tundus olevat kriisikoosolek, et kuidas mitte jääda pildilt välja ja nad leiutasid päris hea viisi, kuidas panna endast siis inimesed rääkima. Amazon tõi nimelt välja uue aktiivsusmonitori või siis kuidas keegi tahab seda nimetada, olga siis nutikäevõru või midagi nutikella laadset. Nutikell see ei ole, sest et Amazon Halo on selle toote nimi. Amazon Halo on siis ümber randmekäiv selline paelaga võru, millel ei ole ekraani. Et ta ei ole tavaline kell, et sa vaatad mingid seireid või ekraani seal, vaid ta on monitor või seade, mis jälgib sinu aktiivsust ja esimesed funktsioonid on üsna tavalised tal, et sellel Halol on siis võimalus, et ta jälgib sinu kehalist aktiivsust, mitte ainult samme ei loe, aga palju trenni teed ja peaks saama intelligentselt aru, et kas need sammud on siis arutad lihtsalt pargis või ronid kuskilt künkast üles või trepist, et teed rohkem niisugust trenni, kardiot. Kõik see on väga tore. Aga mõned uuenduslikud funktsioonid on selles Halos, mis siis Amazon on otsustanud tuua tarbijateni. Esimene asi, see Halo käevõru käib koos sellise kuutasuga tellimusega, $4 kuus, mis aitab sul püsida vormis. Ja see käib niimoodi, et siin on nüüd selle Halo, selle võru kõrvale vaja võtta välja oma nutitelefon ja teha endast pilti. Ja see, ütleme, video, mis seda Halot tutvustas, soovitas teha endast pilti siis suhteliselt väheste riietega, võib-olla trenniriietes, võib-olla veel vähem. Mõte on selles, et need telefoniga tehtud pildid, mille sa laed Amazoni serverisse, nende põhjal siis see Halo arvutab välja sinu keha näiteks rasvaprotsendi. Ja annab sulle märku, et näed, praegu on see näitaja selline, tee mingisuguseid samme, tee trenni, siis see protsent kukub ja see võiks olla siis meile kasulik, et see on juba selline siis esimene vastuoluline küsimus, et kas me tõesti siis oleme tarbijate nii kaugel, et me julgeme ilusti teha telefoniga endast kas täis või pool alasti pilte, et saata nad ühele suurettevõttele nende serverisse, kus need siis analüüsitakse ja öeldakse midagi minu keha kohta, et mis sa, Glenn, oled valmis seda tegema? Kas sul on midagi häbeneda? No võt, sa räägid nagu Amazon, nagu Jeff Bezos või? Just, ega ei ole ju tegelikult midagi häbeneda. Mina ütleksin niimoodi, et aeg liigub sinna suunas või selles suunas paratamatult. Et võib-olla veel mõned ajad tagasi oleks tundunud üleüldse imelik hoida kõike oma privaatseid ja vähem privaatseid andmeid kuskil pilves. Inimesed teadupärast mingil põhjusel teevad endast pidevalt pilte aluspesus ja mõni isegi võtab selle ära ja saadavad neid pilte kuhu lausa päris avalikult või kusagile kaugemale, et ma näen siin selles mõttes muidugi konksu, mille otsa on hea sellist arutelu riputada, et kas see toimiks, aga tegelikult kuidas ma ütlen, mida rohkem me nii-öelda enda privaatsusest ära anname, siis teistpidi me saame jällegi võib-olla midagi juurde, et kui sa teed endast nüüd aluspesus pildi ja sulle öeldakse, et sinu rasvaprotsent on suur ja sa saad ülehomme selle tõttu infarkti, aga kui sa lähed nüüd jooksma ja ei saa ülehomme infarkti, siis oli see pilt ju asja ette. Su perspektiivis on teatud iva asjagi, ma ütleks, et kui me ei võta sellist moraalset seisukohta, et kas on hea või halb, siis on see tegelikult, inimesed juba teevad seda, eks? Jah, et küsimus on ikkagi usalduses, et kellele sa need pildid usaldad, et kui Amazon väidab, on ju, et ta neid pilte ikkagi hoiab kusagil luku taga ja ma siit praegu loen, et ta ei müü neid kolmandatele osapooltele ja ega see ongi, sa ei saa kindel olla lõpuks milleski, et kas sa usaldad need pildid Amazonile, oma sahtlisse või hiinlastele. Et kellele sa siis usaldaks? See on meil läbiv teema, selline teine, kes meid ähvardab, hiinlased. Muidugi siin piltide koha pealt ma ütlen kohe väikse sellise tehnilised täiendused, siiski mitte päris kõik inimesed ei saa täpselt nii-öelda, kuidas ma ütlen, lugema soome keeles nagu seda tagasisidet sellest pildist. Et kui sa siiski oled raskem kui 226 kilo, ei pruugi see asi olla päris korrektne, ütleb Amazon siin. Nii et see on siis teatud grupp, ikkagi suur hulk inimesi langeb ära, kes nii ja naa, võib-olla Ameerika kohta võiks see nagu eriti siis paika pidada. Aga lähme Halo järgmise põneva funktsiooni juurde. Nagu ma ütlesin, see on selline võru, mis käib randa peale, ekraani ei ole, küll aga on selle küljes mikrofone. Rohkem kui üks, kui ma nüüd tõesti väga ei eksi, tõesti sellele mitu mikrofoni. Ja mõte on selles, et päeva jooksul, kui me seda kanname, teeme oma igapäevaseid asju, olgu see oleme tööl, koolis, pereringis, suhtleme, siis need mikrofonid salvestavad meie häält. Ja selle eesmärgiga, et anda meile päeva lõpus kokkuvõte meie
toonist, emotsionaalsest seisundist ja annab sellise lihtsa graafilise ülevaate, kus on ka värvikoodid rohelisest punaseni. Kui palju me oleme kõnelenud sõbraliku, lahke, vastuvõtliku häälega, kaasatundlik, selline empaatiline, kuni teise ääreni ärrituv, vihane, virisev, siis ikkagi lausa on ju vastanduv, konfliktne. See kell annab meile ülevaate, väga viisakalt öelduna emotsionaalsest seisundist, aga olgem ausad, ta ütleb meile kohe nagu näkku, kui me oleme olnud vihased või virisevad päeva jooksul. Mõnes mõttes see küsimus, et kas meil on vaja siis, kui ma juba isegi olen sellises emotsionaalses seisundis, et ma olen, ei tea, ärritunud, kas mul on vaja, et see kell mulle veel ütleb, kuule, sa oled ärritunud, ärritu vähem. Et kas sa sellega ka nõus? Siinkohal mulle meenus üks film, ma just parasti otsisin ruttu, kus ma selle pealkirja leian. See oli 1993. aastal, kus möllasid Stallone ja Wesley Snipes ja nad kuskil seal tulevikus paugutasid ja seal oli selline süsteem kuskil politseijaoskonnas, et nii kui sa ütlesid mõne sõna, mis ei olnud päris siivas, siis tuli sealt seinasest välja mingi pilet. Ja see oli siis trahv. Ma mäletan seda filmi. et vaat, me oleme jõudnud sinna. Et nüüd see trahv tuleb ja põhimõtteliselt esialgu tuleb see trahv küll sulle siis nagu personaalselt, et sa saad sellest teha järeldusi, aga olgem ausad, et see on küll võib-olla natukene libe tee, sest et tegelikult peab see süsteem ju kuulama juttu siis ju kogu aeg. Absoluutselt, teebki seda. Toon tooniks, eks ole, et ilmselt kuulab ta ka sõnu ja võib-olla kui sa eesti keeles ebatsensuurseid sõnu ütled, paljud ei saa aru, aga muust jutust ta ju saab ilmselgelt aru. Jälle see on ju see sama küsimus, kui sul on kodus ka Amazoni kõlar, mis täna ju ka kuulab, siis ta ju tegelikult kuulab sind niikuinii, et need inimesed, kellel see kõlar juba laua peal kuulab kogu aeg, millal sa küsid, kuidas ilm on, siis ta võib samasti kuulata, mis tooniga sa küsid, kuidas ilm on. Jah, mis ilm on? Vihaselt niimoodi või siis lootuslikult. Aga sul on väga hea tähelepanek, et üks asi on see, et ma kasutan neid andmeid enda emotsionaalse seisundi mõõtmiseks, mis iganes see tähendab. Ja Amazon lubab, et need helifailid kustutatakse pärast seda, kui mul analüüs antakse. Aga kui väike samm on siit edasi selleni, et me teeks niisuguse sotsiaalvõrgustikus või seal ütleme, kas või Facebookis jagatava väikse emotikoni, mis mu päevaskoor on olnud. Ja mitte ma ise ei saa valida, kas ma olen täna rõõmus või vihane, vaid see kell automaatselt laseb eetrisse, et ma olen olnud vihane, ma olen ärritav. Ja ma pean hakkama, mul on selline nagu väline sunduslik skoor, mida ma üritan alla suruda, et iga hinna eest väga rõõmsa häälega rääkida ja alla surutud siis agressioon minus kasvab, ehk siis see tehnoloogia ikkagi nagu raamistab, et miks ma pean olema rõõmus või mitte, et see on libedale maale astuvad oma kellaga. Ei, tegelikult see maa ongi ju kogu aeg olnud ikkagi olemas. Ma ütleks, et me elame täna täpselt sellises maailmas, kus meie enda kokkulepped, nimetame neid siis seadusteks või riigikordadeks, kus need tegelikult välistavad täna vähemalt kiirede järgi sellise tehnoloogia kasutamise sellises kontekstis, aga see tehnoloogia ongi olemas. Et kuniks see on nagu 100% läbipaistev, vähemalt meile nii öeldakse, ja me võime seda tehnoloogiat usaldada, siis ei ole ju tegelikult üldse, et see trepp läheb ju veel kaugemale, et selles mõttes praegu nüüd tuli sinna hääl, nüüd tuli pildi tegemine, järgmiseks võiks ju olla sul pisike nõelake kuskil sees, mis mõõdab sinu mis iganes vere koostist ja kõike, mis seal sees ringleb ja loomulikult rääkimata vetsupotist, eks ole. Ma tahtsin mõtlesin, et sa ütled, et meil annab väikse elektrilöögi, kui ma liiga palju ma nagu nii, ütleme sinna konspiratiivmaailma ei kalduks, aga lihtsalt see, et mingid seadmed sinu olekut analüüsivad, et sina pole ju tegelikult kõik see asi läheb, et see tark meditsiin, kaugdiagnoosimine, see on ju täna täitsa olemas, et küsimus ongi see, et kui märkamatult see töötab, et üks asi on see, et ma pean nüüd, ma ei tea, helistama kellelegi, võtma kõne ja hakkame seal ennast mingi nõelaga torkima, aga palju mugavam oleks ju see, kui see nii-öelda julla on mul kogu aeg piltlikult öeldes kusagil vahel ja torgib ja mõõdab mind. Ma olen sinuga nõus, et meil on siin peamised piirid meie enda ja sellised valmisolek seda tehnoloogiat võtta kasutusele, aga me oleme Amazonist jäänud rääkima ja läheme siit väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi ja Glenn, sul on kaasas paar huvitavat seadet. Räägi esiteks väiksemast. See näeb välja nagu selline viskerelv või ütleme kõvemat sorti ese. Ja peale on kirjutatud talle kass inglise keeles. No tegemist jah, kes teab, eks ole, siis firma nimega Caterpillar on osa oma brändist müünud maha, kui ma ei eksi, oli siis Bullitt Group, kes juba aastaid siis toodab telefone, mille peal on sama logo nagu nende traktorite peal. Ja
ja katti telefonid on siis telefonid, mida võid visata tsemendi sisse ja sealt välja võtta peaaegu ja vastavad siis standardile. Reeglina on see militaarreiting, konkreetne telefon siis on 810H, mis iganes see tähendab, muuhulgas tähendab ta mingit betooni peale kukkumist seal paari meetri kõrguselt peaaegu ja kusagile sisse pistmist ja uputamist. Ja ühesõnaga ta on selline telefon, mille pärast sa ei pea muretsema, kas sa ekraani kriimustad ära. Ehk siis, aga nutitelefon ta on nutitelefon, eks kätt on ju kogu aeg proovinudki ühendada endast sellist nutitelefoni koos siis sellise piltlikult öeldes pommikindla telefoniga. See on siis jälle nüüd üks uus mudel ja ma ei saa nüüd öelda, et ma väga nagu innukalt asusin seda testima, aga kuna mulle öeldi, et proovi, siis ma ikkagi natuke sundisin ennast seda proovima ja kahtlemata ma ei ole nagu sihtgrupp, et kui seni me siin testime selliseid tippklassi telefone, millel on superkaamerat taga ja mis teevad kõiki maailma asju, siis tegelikult ikkagi tuleb nagu öelda, et selle telefoni kõige tugevam külg on ta ise. See on väga tugev. Ja see on väga tugev. Ja teine külg, mis seal tugev on aku. Et siin see on Android, on üks tavaline keskklassi Android telefon, muidugi maksab ka 250 €, nii et siit ei tasugi selle raha eest nagu oodata mingit ülipauku, aga ta on ilusa kirka ekraaniga ja ta peab ülikaua vastu, et see aku on tegelikult sama suur nagu siin tippklassi mobiilidel 4200 mAh ja kuna seal seda suutlikkust ei ole nii palju, siis ta on tegelikult telefon inimesele, kes tõesti ei taha kogu aeg pildistada, aga tahab oma asjad ära ajada ja laeb seda siis võib-olla mingi mõne päeva möödudes või midagi sinna kanti. Muidugi kõik see muu sisu ikkagi, ma nagu mind paneb natuke imestama, et miks firmad, kes sellist asja teevad, ei saa siis natukene teha seda kaasaegsemaks, sest mulle tundub, et kui ma seda kummiklapi sikutan ära mikro USB pistiku eest, et siis ma ei mäleta, mis aastal see viimati nagu tippklassi telefonidel oli. Mikro USB pistik on jah ikkagi juba ajalugu. Ikka väga ajalugu. Teise kummiklapi taga muidugi seest on 3,5 tolline või see millimeetrine kõrvaklapi pesa. Nii et ta on täpselt selline telefon, et siin on ka muidugi hulk, ma ei tea, kas Eestis keegi nüüd kasutab, kätt ise toodab ka väga palju selliseid kummalisi rakendusi või äppe, no, vaatasin, jah, millega saab, ma ei tea, kõiki asju mõõta. Tsükli ajastamine ilmselt mingil mootoril, siis on ka vist, kui ma õigesti aru saan, ekskavaatori kopa konfigureerija, kui palju mahub sinna kui palju kopa sisse mahub ja sellist kraami on siin palju ja seda vähemalt rahvusvahelised mehed väga kiidavad, et kui keegi tahab neid kätti äppe kasutada, siis selle telefoni peal saab need omale sikutada ja kasutada. Nii et tegelikult 250 € ikkagi selline keskklassi telefon, mis katki ei lähe. Mis katki ei lähe? Miks mitte? Aga sul on üks suurem ristapuu ka ees ja tegelikult me vist korra paari sõnaga oleme selles saates varem maininud, et Eestis on väljas ja Huawei püüab väga usinalt ennast tuua sülearvutite maailma võrdlusse ja sinu ees on Huawei Mate X Pro. MateBook X Pro. MateBook X Pro, just. No klassikaline sülearvuti või? On ja jällegi ma ei tea, et kas ma olen nagu sülearvuti inimene, et ma teadupärast on minu ees kogu aeg olnud iPad klaviatuuri vahel ja ma olen nagu sülearvuti kontekstis kasutanud seda, et selles mõttes need päevad, mis ma nüüd seda arvutit olen proovinud kasutada, ma ei oska öelda nagu midagi halba, välja arvatud see, et kui sa oled ikkagi harjunud selle nii-öelda teise tootja opsüsteemiga, siis lihtsalt Windows arvutis tundub mulle natukene halb valik. Aga see, me ei saa sinna kinni jääda kahtlemata. Aga ma juba näen, et kui sa oled harjunud, nagu sul on nagu tahvelarvuti ees justkui väikse klaviatuuriga ja sa katsud seda tahvelarvuti ekraani, täpselt sama teed sa ka selle sülearvuti. See on väga äge ja muidugi ma avastasin, et ma katsusin seda ekraani täitsa niimoodi, täitsa mõtlematult ja isegi ei mõelnud, et oi, kui tore on see töötab. Ma alles natuke aega hiljem avastasin, et aga see ju töötabki. Et tegelikult on tal siis puututundlik ekraan, eks neid arvuteid on olnud ju teisigi, aga see töötab tõesti väga hästi ja ekraan on iseenesest arvuti nagu füüsilistelt parameetritelt on tõesti väga kihvt, et kui teil juhtumisi nagu Windowsi vastu ei ole midagi, siis kõik muu selle arvuti juures on väga ilus, klaviatuur on väga hea ja suur, mis selle nimi on, eks ole, trackpad ja väga-väga kirgas ja väga selline, servavaba ekraan. Et kui sülearvutitel on see serv ikka nagu rohkem vähe olnud, siin on seda serva nagu tõesti üli vähe ja muidugi näitajatelt ka, et see on siin Core i7 on siin sees ja Inteli, kui ma eksigist 10. generatsiooni protsessor, et ta liigutab ennast päris nobedalt, ma proovisin siin ka natuke sellist multimeedia poolt teha, et toimib küll, et sellel arvutil konkreetselt on terabaidine SSD sees. No, muidugi Huawei läheb ikka hästi tihedale turule, kus on... Nii ta on, jah. Mis need eristuvad näitajad on, mida sa natuke riistvaras teed,
aga kas või sellise protsessoriga masinaid ja sellise ekraaniga sarnasega on väga palju, aga ja küsimus on hinnas on ju kindlasti. Mis ei ole kõige odavam. Ja. Või samas ei ole kõige kallim, aga on ta ikka pealt 1000 euro või sinna kanti peaks ta olema. Aga küsimus on selles, et mida nad teevad sellega, kuidas püüavad simuleerida põhimõtteliselt Apple'i lähenemist integreeritud ökosüsteemile. Ehk teisisõnu, sul on samalt tootjalt mitu eri seadet ja need just omavahel midagi suudavad enamat teha. See pool on jah, tõepoolest siis Huawei'ga telefonidega, millel on siis mingist ajast edasi see Huawei opsüsteem MUI 10, kui ma ei eksi. Ja muidugi on siin olemas NFC, et see paned oma telefoni siis siia sülearvuti nurka ja siis käib siuke bling-blong ja sinu telefoni pilt ilmub kohe arvutiekraanil, see töötab väga-väga hästi. Ja tegelikult saad sa siis lohistada näpuga asju siis ühest ekraanilt või ühest seadmelt teisele. Põhimõtteliselt on üks aken sul on sinu Windowsi desktopil, kus sul on telefon tegelikult sees. Ja saad ID-kursoriga juhtida telefoni. Ja see kõik selles mõttes töötab, et kui sa tahad telefonist tõesti kirjutada seal nobedalt mingeid sõnumeid või mingeid asju, siis sa saad seda väga hästi teha ja saad ka teha siin videokõnesid ja mingeid asju, mis siis hüppaksid sul kohe arvutiekraanile. Küll aga mõne koha pealt jälle võib-olla ootus on nagu suurem, et mulle tundus, kui ma telefoni panen see niimoodi külge, siis just kui tekkis mõte, et äkki siis internet ka nagu maagilisel kombel nagu hüppab minu telefonist nüüd. Väga loogiline, sest telefon nagu võrgus on just, võiks olla arvuti ka. Aga vähemalt esimese hooga katkes see ühendus hoopis ära. Et kui ma hakkasin telefonist jagama internetti, siis kustus see ühendus ära. Võib-olla see tuleb, võib-olla ma tegin siin midagi valesti, et see tunduks nagu väga-väga loogiline ja nii mõnegi teise koha pealt isegi tundus ka, et võiks saada veel rohkem teha asju, et näiteks ma tõmbasin telefoni siia nurka, panin telefonist käima mingisuguse YouTube'i video, siis ma ei saanud mitte kuidagi seda videot nagu arvuti täisekraanile, et ta jäi mul ikkagi sinna nagu telefoni nii-öelda virtuaalsele telefoni ekraanile, et ma võisin ta küll telefoni täisekraanile panna, aga ta oli ikkagi tillukene. Yeah. Et oleks ju tahtnud siis, kui ta juba seal mul tiksub, et tõmmaku siis kogu hiilguses siia suurele ekraanile, et see oleks nagu kohti, kus saaks seda veel ägedamalt teha. Ja muidugi, mis siin veel nagu riistvarast rääkides, mis on tal tore, et tal on väga hea sõrmejäljasensor. Töötab väga hästi, ma ei tea, kui paljudel teistel seda üldse on. Et ilmselt mitte väga paljudel töötab tõesti hästi ja väga head stereokõlarid on, kui sa vaatad taga mingit videot või filmi, siis kahel pool klaviatuuri on väga hea heliga kõlarid ja ta on muidugi siuke väike ja õhuke ja ilus, et paha sõna ei selle koha pealt öelda. Tundub ikkagi, meil on 1 minut saate lõpuni jäänud aega, aga vaadates kas nende toodete nimetusi ja välist vormi, siis Huawei püüab teha seda Apple'i fenomeni järgi. Ja üks koht võib-olla, kus see Inteli protsessorid saab nagu võib-olla siin veel nii-öelda näppu sinna suunas viibutada, et kui sa paned siia juhtme taha ja temaga tööd teed, siis ta läheb ühe koha pealt nii kuumaks, et ikka mul tuli nagu vanad ajad meelde, ventilaator puhiseb ja toatemperatuur tõuseb, aga seda ei juhtunud aku pealt. Et või on siis mingi laadimise koterma, et nagu Maci arvutid kuidagi nagu nii tuliseks lähe. Viimastel mudelitel mõnedel on ka olnud neid ülekuumenemisprobleeme, et korpus ei kuumust ära, aga see tähendab seda lihtsalt, et vooluvõrgust siis ta laseb protsessoril teha nii palju kui vähegi suudab. Võib-olla on siin hoopis küsimus mingis laadimises, võib-olla kuidagi see laadimispool siis, aga jah, kui ta töötab aku pealt ja muidugi aku peab vastu täitsa nagu mõnusalt, seda efekti ei ole, et sa paned ta kinni ja siis hommikuks on ta tühi, nagu ma mäletan siin mõnede teiste Windowsi arvutitega, mul vähemalt nii veel ei juhtunud. Glenn, aitäh sulle tulemast, aitäh kõigile kuulajatele, oleme tagasi eetris järgmisel nädalal. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.